tere siis kõikidele ka minu poolt. Olen Auli, ma tervitan kõiki oma fänne, oma jälgijaid, keda on nüüdseks juba üle 800 natukene. Ma olen väga-väga tänulik teie kõikide nende panuste eest, mis te olete siia sellesse kanalisse andnud. Ja kuna esmaspäev on küll alles 1. detsember 2025, siis detsembrikuu energiat ja üldse detsembrikuusse piilumise, vaatamise, millised energiat seal on, mida iganes, mida meile näitama hakatakse, otsustasin ma siis nüüd ära teha nüüd ja praegusest. Esimene advent on meil juba pühapäeval ja sinna ei olegi enam palju aega. Täna on juba neljapäev. Ja võtame siis nii, nagu minu ladumiste puhul alati tavaks on, hakkame minema ja vaatame, kuidas asjad lähevad ja mida kaardid meile jutustama hakkavad. Ja tegu on kollektiivse ladumisega. Ärge seda unustage, kui teiega ei resoneeru siin, ärge pange mitte midagi vägisi endaga resoneeruma, ärge midagi sunniviisiliselt siin kuulake. Kui see ei sobi teile, pange see video kinni, minge edasi, tegijaid on siin väga palju. Ja tegu on siis, eks ole, kollektiivse ladumisega. Kui te soovite isiklikku, ainult teie energiast lähtuvat, siis võtke minuga siin sellel meili aadressil ühendust, mis on siin all. Ma ütlen ka, et see on auli.maagiline@gmail.com ja otsige üles ka minu Facebooki samanimeline leht. See on hoopis teistsugune leht, seal ei ole üldse mitte ühtegi videot. Seal on päevakaardid, seal on päevasõnumid, mida iganes. Nii et otsige üles, kui teid huvitab. Aga seal te peate hakkama jälgijateks, aga see on kõige väiksem probleem. Nii, aga lähme siis edasi. Ma soovin kasutada siit võimalikult palju erinevaid kaarte, aga ma ei tea, kuidas siis hakkab see minema. Nii, ja võtame siis universumist või kuidas teie seda nimetate, ükskõik kuidas. Mina nimetan seda universumiks. Võtame siis sealt ainult tõesed ja tõesed detsembrikuu energiat ja mida meile siis öelda tahetakse, mida toob detsember, millised energiat seal on. Võib-olla tulevad siin mingid hoiatused, ma ei oska seda öelda, hakkame vaatama kaarte detsember 2025. Ja see on ka loomulikult jõuluaeg ja adventide aeg ja üldse selline, ma arvan, et tavapärasest natukene närvilisem ja kiirem aeg, aga tuleb ka 24. detsember ja tuleb 31. detsember ja siis me saame lõõgastuda. Nii, vaatame üldiselt detsembrikuu energiat. Mida näitavad meile üldiselt detsembrikuu energiat? Mul on see siin natukene liiga lille all. Aga nii, vaatame siis üldiseid detsembrikuu energiaid. Kui palju poisse tuleb? Nooruslikkust, tormakust. Nii, ja võtame siis ühe veel ja paneme selle. Nii, 2 poissi, mis on ka kindlasti nooruslikust. Poisid tähistavad päris kindlasti ka kommunikatsiooni, sõnumeid. Keegi, kes on väga pikka aega mingit sõnumit oodanud, siis need hakkavad nüüd detsembrikuus võivad hakata saabuma. Ja sellepärast, et raamatud on lahti tehtud, kirjad on valmis kirjutatud ja küll need siis detsembrikuus ka liikuma hakkavad. Ja siin on küll mõõkade poiss ja siis need on natukene niisugused erinevad energiad, aga ikkagi siin tuleb sellist nooruslikkust päris kindlasti. Tuleb väga tihedat kommunikatsiooni, kuid mida me siin ka salgame, üldiselt niisugused kiired nooruslikud energiad on valdavas osas ja maag ja
kuu kätkevad endast tegelikult ikkagi väga suurel määral saladusi. Ja nüüd ongi nagu niimoodi, et kui ta sattus siia kohe kommunikatsiooni vahele, see saladuste kaart ja saladused minevikust, siis hästi palju sellist mineviku energiat vabaneb. Ja tuleb välja nagu siis nii mõningadki saladused. Detsembrikuu on tegelikult väga suurte võimaluste kuu. Kuigi siin on hästi palju seda jõulusaginat ja sellist aastavahetuse meeleolu kindlasti ja sellist, üldse detsembrikuu, nagu me kõik teame, ongi ju selline, võib-olla kõikidele ei meeldigi nagu see energia, mis seal on ja kõikidele ei meeldi ju jõulud, eks ole, ja need sigimised ja sagimised ja ringi sahistamised ja niimoodi. Aga detsembrikuus on väga palju uusi võimalusi ja väga paljudele avanevad väga paljud uued võimalused, sest maag tähistab, ta on esimene kaart suures arkaanis ja ta tähistab ka, maagil on käes nii karikad, mõõgad, sauad kui ka mündid. Ja nüüd on niimoodi, et võimalused on olemas, palun kasutage neid võimalusi. Maag toob detsembrikuusse väga palju uusi algusi, täiesti totaalsed ümberkasvamised toimuvad. Nii kui praegu on tegelikult väga suured energia sellised muundumised ja üldiselt inimesed väga palju muutuvad. Natukene, võib-olla materiaalses mõttes, sellest detsembrikuus on sellist pentaklite 4, natukene niisugust nagu kitsi või, et ma ei mõtle ainult rahalises mõttes seda kitsikust. See võib olla ka, mitte kitsikus, aga teil on tegelikult seda rahakotis nagu seda raha, aga te väga hoolega valite seda, kuhu te seda panete ja kuhu te seda välja annate. Ja kindlasti on see ka ju seotud nende jõulukinkide ostmistega ja sest üldiselt ju detsembrikuus on väga palju selliseid väljaminekuid, mida näitab tegelikult ka see kaart. Nii et te räägite, et ma võtsin need pakist, ma ei ole neid kuskilt ette võtnud, eks ole. Nii et tõesti väga palju selliseid väljaminekud on detsembrikuus, nii nagu see ka näitas. See ei ole kuskilt mult endalt siit laualt võetud kaardid, vaid te ise nägite, kuidas ma selle siit välja võtsin. Ja nii, need on nagu nii üldised energiad. Vaatame siis edasi. Natukene niimoodi, et on saladusi, on nooruslikkust, on tormakust, on hästi palju uusi algusi, hästi palju, väga paljudele pakutakse väga palju uusi võimalusi, võtke siis nendest kinni ja muutke enda elu. Ja selline võib-olla, et te mõtletegi niimoodi, et kui kaua ma nüüd nagu seda raha pean välja andma, et võiks nagu sisse ka tulla. Tuleb, sest ega tegelikult inimene ei ela, võetakse siin neid laene võib-olla siin kingituste ostmiseks, aga inimesed on ikkagi väga palju targemaks ja teadlikumaks saanud ja nii, et nii see siis on. Ja kommunikatsioon ja sellist nooruslikkust ja seda on siin detsembrikuus kõigele vaatamata. Nii, vaatame edasi detsembrikuu energiat. Ja tuli jälle meile siis see mõõkade poiss, korduvad kaardid, nagu te näete, et siis ongi ikkagi nii ja siin on need valmis kirjutatud kirjad ja valmis kirjutatud raamatud, nii et mõnel meesterahval on isegi romaan valmis kirjutatud ja ta ei ole siiamaani julgenud naisele seda avaldada, aga nüüd ta siis saadab need kirjad teele ja nii see ilmselt on, sest korduvad kaardid on väga tugevate energiatega, kui nad tulevad. Nii, võtame siis veel edasi, võtame need kaardid ära ja siis vaatame, mida see siis näitama hakkab. See on enesestmõistetav, et siia tuli sõltuvuste ja saatana kaart, sellepärast, et on ju pidude aeg, detsember on ju peod, loomulikult tarbitakse võib-olla tavapärasest rohkem alkoholi, see on nii, võib-olla
tehakse neid asju, mida tegelikult võib-olla ei peaks tegema ja ettevaateid tuleb siis olla võib-olla siin tõesti jah, nende sõltuvustega, sest need sõltuvused on ka, ükskõik, sõltuvused võivad olla ka suhetest, sõltuvused võivad olla tööst, lastest, vanematest, nii et siin on nagu niimoodi väga, väga head, väga suured armastuse energiat on üleval ja karikate kuninganna on ka selline intuitiivne ettenägelikkus, selgelt nägemine. Need on ka väga suured märksõnad detsembrikuus, sõltuvused, pöörake tähelepanu, kellel on võib-olla kalduvus millegile. Võib-olla see on nagu natukene hoiatuskaardiks, eks ole, aga enesest mõistetav detsembrikuu nii nagu jaanipäev, eks ole, ja juunikuu on pidustused on nii ka detsembrikuus, eks ole, nii et pöörake võib-olla tõesti nagu rõhku nendele sõltuvustele ja eriti võib-olla sellele alkoholile ja suitsule ja rohkem nagu sellistele asjadele. Sellest kaardist ma rääkisin ja detsembrikuus nagu on siin energiat üleval uued algused, siis on siin ka müntide 7 on selline aeglane, kaua tehtud kaunikene, aga tuleviku perspektiivis hästi oluline kaart. Et te ei näe võib-olla neid tulemusi kohe, mida te detsembrikuus alustate, eks ole, siin uued algused, et see aeglane kasv võib olla selline aeglane, aga ma kordan veel kord, tuleviku perspektiivis väga hea kaart. Nii et kaua tehtud kaunikene ei ole midagi niimoodi, et mõnel muidugi on kannatamatud inimesed, nii nagu kaasa arvatud ka mina, jõhumärgid, üks kaksikud, kaalud, veevalajad, et kõik peab olema kohe, aga mina olen ikka tegelikult viimase ajaga seda õppinud, et see on tegelikult ikkagi nagu, et see ei ole ju tegelikult võimalik ja ma arvan, sellest saame ikkagi ka kõik aru, kes on need kannatamatud. Hästi, kellel on nüüd mingid kinnisvaraga seotud asjad, koduga, materiaalsusega, siis julgelt alustage, kui te mõtlete võib-olla detsembrikuus nagu midagi ei liigu. Kui te soovite midagi müüa, väga hea soodne alustamiseks kinnisvara müügiga. Ja praegu mul millegipärast kangastus see ja ka väga head peresuhted, loomulikult jõulud, koos viibimised, saame sõpradega kokku, istume, oleme rahulikult, käime nende inimeste haudadel, keda meil enam ei ole ja ongi ka niisugune perekeskne, kõik on ju tegelikult ju väga hästi, aga pöörake tähelepanu võib-olla nendele sõltuvustele ja ärge olge kärsitu, eks ole, alustage neid uusi algusi ja kasutage võib-olla seda nooruslikku energiat, mis siis on, et see on võib-olla natukene niisugune terav kohati aga on väga tore, mulle meeldib tegelikult see mõõkade poisikaart, see on alati niimoodi ja ka muidugi kommunikatsiooni. Nii, vaatame, mida siis ütlevad meile detsembrikuu energiate kohta. Väga ilusad kaardid on, mitte midagi, nii et praegu on nagu võib-olla, kui me nagu mõtleme natukene, et siis kuu, eks ole, mis on alati siis saladused, kuul on alati teine pool, must pool, mida me ei näe, eks ole, ja siis need sõltuvused siin, et siis nagu nendele võib-olla siis tähelepanu pöörata ja see ka hästi paljud saladused tegelikult tulevad ka siin detsembrikuus välja. Ja armastuse kuninganna on ka siin tegev. Ja vaatame edasi, võib-olla tuleb siin veel midagi väga ilusat, ega me ei tea siin kunagi. Ja eriti veel minu puhul, nagu minu eluski on niimoodi, et ega ma ei tea kunagi, mis homne päev toob, sellepärast, et täpselt nii kärsitu ja nii nagu ma siin olen ja elu on üllatuse täis meil kõigil. Ja vaatame siis nii, ja mida ütlevad siis kuukaardid nagu detsembri energiate kohta või detsembrikuus. Et see on siis aeg on terveneda. Ja vaatame, mis see teine siis on. Aeg on terveneda ja uus algus on tulemas.
kaardid ju väga ilusti räägivad ja väga ilusti dubleerivad üksteist. See on ju täpselt samamoodi, mida ma rääkisin. Teie käes on kõik võimalused. Teie käes on kõik pentaklid, kõik karikad, sauad, mõõgad. Maag on algus, ka maagilisus tähendab. Maag ka tegelikult tähendab mingil määral saladusi, aga mitte nii palju, kui ta tähistab uusi algusi. Uus algus on tulemas ja üldse praegu on tegelikult need energiavahetused ja kõik on tegelikult kindlasti teist väga-väga paljud, kui te üldse satute minu lugemisi siin vaatama või ükskõik kelle kaardi lugemist, ladumist, siis ongi see ju tegelikult niimoodi, et need tunnetavad tegelikult nagu seda maailma tegelikult hoopis teistmoodi. Ja täpselt samamoodi, et aeg on terveneda, et ärme raiskame oma energiat liiga palju nendele asjadele, mis tegelikult me paneme võib-olla vahest liiga palju kõikidele asjadele oma energiat. Ja see toob ka seda, et me võib-olla ei mõtle nagu nii palju ette, et me ei peaks rapsima ja rabelema ja me suunaksime oma energia nagu õigetele asjadele ja me seaksime nagu tähtsuse järjekorda. Tegelikult mõned asjad peavad ja laseme küll elul kulgeda, aga päris niimoodi nagu ka iga asja puhul ei ole. Et võib-olla ja tervendage enda mõtteid ja tervendage seda positiivsust ja kuigi praegu on ju väga palju räägitud ka sellest, et tegelikult ei ole vaja mitte midagi enam teha. Et kes on muutunud ja kelle energia on vahetunud, siis nii see on olnud. Praegu lihtsalt on selline periood, kus keha ei tule nagu järgi, sest keha mäletab seda vana jama ja seda, mis seal kõik on ja püüab üles tuua veel need emotsioonid ja mis seal kõik on, aga see on lihtsalt keha mälu. See ei ole enam, kui te olete näiteks mingi asja ära lõpetanud, mingi suhte ära lõpetanud ja see inimene nagu kummitab, et mis see siis nüüd on, eks ole, ühesõnaga, siis see ongi niimoodi, et teie keha lihtsalt mäletab seda valu, kuigi teie ise olete selle suhtega võib-olla ammu juba hüvasti jätnud, selle suhte ammu lõpetanud või töökohaga, ülemusega, kolleegidega, mida iganes, see ei pruugi käia siin ainult suhte kohta, ühesõnaga. Kui te olete lõpetanud, siis lihtsalt te oletegi selle lõpetanud, kui need inimesed sähvatavad aeg-ajalt tagasi teie ellu, siis see on lihtsalt keha mälu ja see lihtsalt ka. Need kaovad ka lihtsalt. Ja tervendage siis ennast nii palju, kui te ise oskate ja tegelikult inimene ise tervendab ennast ikkagi väga hästi oskavad inimesed ise ennast tervendada, et ei olekski tegelikult absoluutselt mingit vajadust kellegi kuskile juurde joosta või mingisuguseid, mingid õpetuse võib-olla kuskilt niimoodi nagu kuulata või mida iganes, aga nii, et inimene on iseenda kõige parem sõber ja ta teab kõige paremini, mis tal viga on ja tegelikult me teame ka neid põhjuseid, kust koha pealt need tulevad. Nii, vaatame nüüd haljete kaarte siis, et mõtlesin, ma päris üritan siin kasutada, aega me veel on ja üritan siin kasutada võimalikult palju erinevaid kaardipakke, et me siis võimalikult erinevaid energiaid püüaksime siis kinni siia, mida detsembrikuu meile siis toob. Kaotatud ja leitud. Tänu kaotatud leitud asjade haljale leiad varsti üles selle, mis sul kunagi kadus. Mõnikord aitab ta meil leida asju, mille kaotsi minekut ei ole me endale teadvustanudki. No siin ongi nagu see, ma ei mäleta nüüd, millises ladumises mul tuli väga selgelt välja ja ma praegu oma taju pealt võtan seda tegelikult, et hästi paljude inimeste juurde tulevad tagasi inimesed teie minevikust. Need võivad olla võib-olla sõbrad, sõbrannad, poisid, palun pöörake ringi, kui te näete siin võib-olla mingisuguseid, mingid jälle, et ma teen liiga naiste keskset. Mulle väga meeldivad mehed, nii et ma üldse selles suhtes ei ole naiste keskne, ainult naiste keskne. Ja siin võib seda täpselt samamoodi
päris kindlasti keegi leiab selle kaotatud vana ja see saab uueks. Ja just partnerluse osas. Ka väga paljud siin minu vaatajatest võivad tagasi pöörduda oma vanale töökohale. Tehakse võib-olla ettepanek, et kuule, me ikka saime aru nüüd, et sa oled ikka väga hea töötaja, tule tagasi. Siis, kui te võib-olla pidasite selle ukse sulgunuks ja et ma tõstan selle siia poole, ma ei tea, miks pärast see mul siin ma panin ta liiga lähedale siia, aga ma millegipärast tahtsin seda sõnajalga siia panna. Ja võib-olla leiate üles aga mingi kaotatud asja. Ja nii nagu see viimane lause siin oligi, et te võite üles leida asju, mille kaotsi minekut ei ole me endale veel teadvustanudki. Nii et võib-olla lähete kuskile oma esivanemate majja või niimoodi ja siis asute seal, ikka kõik jõuluajal kogunevad, paljud kogunevad kuskile ja võib-olla siis te leiategi sealt midagi kaotatud ja leitud. Aga see on küll mul väga mitmes ladumises, mida ma olen nüüd novembrikuus siin teinud ja et keegi tuleb tagasi minevikust. Kellegile päris kindlasti. Ja see on ka need poisid ja kommunikatsioonid ja mida ma siin alguses ütlesin, eks ole, et kirjad on valmis kirjutatud, raamat on valmis kirjutatud, eks ole, ja siis võib-olla ongi see inimene sealt minevikust, kes teile siin nüüd tuleb tagasi. Aga kordan veel kord, tegu on kollektiivse ladumisega, eks ole, ärge võtke väga isiklikult, et võtke seda võib-olla natukene rohkem kui meelelahutust või sellist asja. Nii, vaatame nende haidakaardikestega siis edasi. Kuu energia. Lase elu tõusudel ja mõõnadel end kaasa viia. Kui tunned segadust, tuleb kuu valguse haldjas sind rahustama ja kinnitab, et meelerahu on võimalik. Siin tuli ka alguses, kui ma võtsin üldised energiat, tuli ka kuu. Ilmselt nüüd detsembrikuu täiskuu ja pöörake tähelepanu nendele kuufaasidele, mis meil seal detsembrikuus on. Ja täpselt samamoodi ju nagu täiskuu sõnumid, eks ole, ja täiskuu energiat, mis on väga võimsad, täiskuu soovimised. Et võib-olla tõesti pöörake nagu sellele ja kirjutage üles oma soovid ja et nende kuuvahetuste faasidele ja et pöörake sellele tähelepanu, et need võivad väga võimsalt, kuufaasid on alati väga võimsad, täiskuu on väga võimas alati olnud ja et siin on võib-olla tõesti siis niimoodi, et kui te soovite, siis soovige võimsalt, pange kirja, seepärast et soovidel on kalduvus täituda ja ka vahest väga müstilistel soovidel. Ja kellel siin on võib-olla mingi kinnisvaraga, eks ole, et võib-olla siis tõesti vaadake, et kui te panete siis midagi müüki, siis kahaneva kuu ajal, eks ole, ja kui te tahate midagi juurde saada, raha, et siis kasvav kuu, eks ole, mis siis kahandab või kasvatab, nii nagu juukseid lõigata, siis soovitatakse, eks ole ka. Nagu, et kui te tahate, et aeglaselt kasvab, siis kahaneva kuu ajal. Nii et sellised asjad. Ja maagilised õnnistused. Ükspuha, mida praegu läbi elad, sind abistavad haldjate maagilised õnnistused. Haldjad ütlevad, et sa saad ka teisi õnnistada. Karikate kuninganna on tegelikult ka hästi intuitiivne, hästi ettenägelik. Ta on ka kindlasti armastuse kuninganna, ta toob ka armastust ja tundeid. Aga võib-olla siin selles ladumises on nagu just selle hästi paljude inimeste intuitiivsus, selgelt nägemine, väga palju avarduvad. Et kas te nüüd päris selgelt hakkate nägema, aga ühesõnaga ma järjekordselt lähen siia vastu, ma ei saa, sorry. Ja siis, et sellised maagilised õnnistused ja täpselt nii nagu intuitsioon ja sellised asjad ka väga paljudele poistele, tüdrukutele. Siin siis ka energiad on avatud. Nii, ja võtame ühe selle veel. Ja näete jälle kaardid ju korduvad, nii et mis me siin siis nüüd räägime, eks ole. Siin tuli see, aeg on terveneda ja tervendamine. Nüüd on sul käes aeg tervendada teisi või lasta end tervendada. Igal inimesel on loomulik võime iseennast tervendada, jah, ka sinul.
noh, ma ei tea, noh, mida ma siin rääkisin natuke aega tagasi lihtsalt. Ja nii lihtsalt ongi. Et nagu see detsembrikuu ka ühtedeks märksõnadeks on siis tervendamine, maagilised õnnistused, maagia, uued algused, mida kõike siis veel nagu siis soovita. Nii, vaatame, mida näitavad siis meile need müstilised oraklikaardid. Ma ei ole neid eriti tarvitanud, aga noh, tarvitame. Siis on ikka, noh, mida rohkem neid kaarte, mul on tegelikult neid kaarte väga palju ja mul on ka enda tehtud kaardid, aga noh, neid ma eriti nagu ei kasuta. Nii, ja vaatame siis, võtame siit 2 kaarti siis, mis need siis on. Siin tuli siis number 24, jumalik ajastus või jumaliku ajastuse tunne. Et siin ongi nagu niimoodi, et võib-olla praegu, ma ütlesin siin ka, selles ladumises ma vist ei öelnud, et minul on ka selline tunne, tegelikult elu meie ümber toimub ka minu elus. Ma käisin näiteks eelmine nädal 2 korda teatris ja noh, ei ole ju eriti ebaaktiivne elu, eks ole, pluss need muud asjad kõik, mis on kooriga ja lapselapsed ja kõik need asjad ja et kõik on nagu, et tegelikult ei seisa mitte midagi paigal ja kui ka seisab, siis täpselt see jumalik ajastatus, et kõik tuleb täpselt siis, kui ta peab. Tulevad ka need asjad, mida me võib-olla üldse ei oota ja tulevad need asjad, mida me oleme ootanud. Ja kui meile tundub võib-olla näiteks, et keegi ei helista või ma ei tea, või lastega midagi, ühesõnaga, kõik tuleb siis, kui on selleks õige aeg ja kui me oleme selleks valmis. Tuleb ka siis see uus partner, tuleb see armastus, mida iganes te ootate, uut tööd, rahapada või noh, mis võimalikud veel. Astu tundmatusse. Siin ongi võib-olla see uute alguste, noh, mis tuli siin, eks ole, see maagia ja uued algused ja et ärge kartke nagu alustada seda uut ja samas lõpetada ka vana. Ja võib-olla kui te olete kaalunud mingite suhete lõpetamist või täpselt ükskõik, kas romantilises plaanis või kas tööplaanis või ükskõik millises laadis, siis ärge kartke hüpata sinna tundmatusse ja pea ees hüppame sinna tundmatusse, eks ole, vahest on see pea ees teadmatusse hüppamine kõige parem lahendus. Tõesti. Nii et läksin jälle siin vastu ja nii, et ära karda seda tundmatust, eks ole, ühesõnaga ja jumalik ajastus. Need on nagu 2 hästi suurt, need on ka väga, kõik on siin, kõik kaardid on tegelikult väga tugeva mõjuga. Ma vaatan, et siin ei ole nagu eriti sihukest partnerlust, aga vaatame siis natukene, et mida toob nagu detsembrikuu suhetesse, armastusse. Vaatame siis eraldi, see siit otseselt nagu mul välja ei tulnud, aga noh, meid ju kõik huvitab see, eks ole. Millised on meie suhted või? Kas tuleb uus armastus, kas tuleb uus mees, kas tuleb järgmine mees või mida iganes, eks ole. Või järgmine naine. Nii et poisid, pöörame ringi, eks ole. Nii. Ja vaatame siis, mida toob detsember 2025 suhetes ja armastuses. Näete. Pärast siis ma võtan siin siis selle, need välja. Oi, kui ilus. Ma panen selle siia poole lihtsalt, ma ei taha sinna küünla juurde panna. Nii, ma otsin selle kaardi siit ülesse, mida ma siin selle najal siin nägin, sellepärast, et nii, no tõesti tuleb keegi tagasi.
väga selgelt ja seda ma luban teile, et kellelgi tuleb ikka minevikust ikka väga suur, algab kellegi mineviku partneriga. See on täpselt samamoodi. See on mälestused ja see on täpselt samamoodi kellegi minevikust naasmine. Me panime, tuletan teile meelde, ainult suhete ja armastuse kohta, eks ole. Siis, ja see on karikate kuus. Ja see on niimoodi, et see võib olla ka väga kaugest lapsepolvest. Nii et sellest väikesest poisikesest, pisiksest poisist, kes on väikse koera beebikasi, on kasvanud meheks, täiskasvanud inimeseks ja see koerakene on ikka siin tema kõrval, aga see ei ole enam beebi, eks ole, see on ka arenenud koer. Loomad ka arenevad inimeste kõrval. Nii et, ja kaotatud ja leitud, mida ma siis rääkisin, nii et ma ei tea. Siin on need asjad ikka väga seotud. Mulle väga meeldib see ladumine, väga äge ladumine. Te saavutate tasakaalu. Ja võib-olla, kui me räägime sellest minevikust, siis kellel on võib-olla suhetes natukene midagi viltu, midagi sassis, siis detsembrikuu paneb selle asja tasakaalu. Kellel on? Ja te saavutate täielikku tasakaalu. Ja siin ees oli ka kuskil perekonnakaart, nii et tegelikult perekonna energia on ka üleval. Ja no mis saab siis nüüd parem olla, eks ole? Karikate, äss. Uued algused armastuses. Võib-olla selle vana partneriga, kes tuleb teile minevikust tagasi. Uus algus võib olla ka suhtes, mis on pikaajaliselt kestnud. Võtke seda siis nagu niimoodi. Ja tasakaal. Ja ärge võtke seda karikate või mõõkade kuute, kui see on nagu hästi paljudel, ma korrutan veel kord teile, see on kollektiivne lugemine. Hästi paljud lõpetavad ka siin oma suhted. Nad lähevad edasi, aga nad on saavutanud kindluse. Ja siin on lained, mis on tegelikult päris suured, aga see naine, tal on kohver käes ja ta tegelikult seisab. See paat on väga kindlast ühes asendis ja see naine siin seisab ka püsti. Kes on otsustanud ära minna, siis võib-olla ei tasu kahelda. Aga kes soovib leida, väga paljud leiavad endale ju armastuse ja keegi minevikust ikka nii trügib tagasi. Ma praegu siin, mul tuli selline nimetus lihtsalt, et trügib tagasi, eks ole. Ja kuna tegu on sellise, võib-olla natukene pikema, kuulge, aga me ei ole üldse vaadanud ju Taaro peaingli Taaro kaarta. Nii et võtame detsembrikuusse ikka siin ka, nii et suhted tulevad. Väga paljudel tulevad. Ja ikka see üks ikka tahab see, et minevikust ikka nii, mulle õudselt meeldib see kaart. Mitte sellepärast, et ma kedagi minevikust tagasi ootaks, ei absoluutselt mitte. Aga lihtsalt, see on, ma ei tea, kuidagi väga positiivne aura on selle kaardi ümber siin ja niisugune väga mõnus ja jälle topelt, eks ole, sõnaga niimoodi, et tegelikult ega siis see nagu ei, otseselt ju see, aga kaotatud ja leitud, eks ole. Ja mida ma kõik selle kaardi najal siin rääkisin, eks ole, siis nii see on. Aga vaatame siis peaingli Taaro kaardid, mida ütlevad meile siis detsembri. Ma teen selle ladumise pikema ja niimoodi, et ma ei tunne ühtegi süümekat ka sellepärast, et mul tuleb mingi ilgelt pikk ladumine. Aga ilma ma teda muidugi nii väga pikaks ka ei tee. Aga ma loodan, et te kuulate ikkagi seda ja tunnete sellest tegelikult ikkagi rõõmu, mida ma teile siin ütlen. Mitte mina, vaid mida minu kaardid teile ütlevad. Nii, detsember 2025 ja siis, mida ütlevad siis peaingli Taaro kaardid. Teate, see on täpselt sama kaart, mis maag. Ei ole, see on narikaart, vabandust. See on, aga ikkagi ka jälle alustame nullist, eks ole. Usu endasse, kuula oma südant, tee seda, mis sulle rõõmu pakub. See on number 0 ja esimene, eks ole, niimoodi, et 0 ja 1. Ja see tähistab täpselt samamoodi uusi algusi. Sellepärast, et see narr seisab küll seal, nagu seal Kalju serval ja ta on,
ta üldse ei mõtle selle peale, et ta võib sealt alla kukkuda. Ja kuskil siin eespool tuli ka, et usalda seda teadmatust või hüpe. Natukene. No vaat näed, nüüd ongi jälle niimoodi, et see on see tundmatusse. Need on tegelikult täiesti sarnased kaardid. Nagu usalda seda hüpet sinna tundmatusse ja siin on ka selle kaardi peal, siin ei ole nagu narri kujutatud, aga teise tarokaardi peal on see narri kaart. Ja täpselt ja usu endasse ja kuula oma südant. Tee seda, mis sulle rõõmu pakub. Kui sa soovid alustada, ükskõik kas oma uut suheta, lõpetada see suhe, mida iganes ühesõnaga, usalda iseennast, usalda enda otsuseid, sest kui sina teed mingid otsused, siis need on õiged. Ja mitte midagi halba ei juhtu, aga ikka väga palju uusi algusi tõesti on. Tõesti on detsembrikuus. Ime, et siis mõtleme küll, et see on ju nii sagimist täiskuu, et kuidas me nagu siis nagu jõuame. Aga noh, nähtavasti siis ikkagi jõuame. Nii, tuli siis karikate 8 või Rahvaeli 8. Sind ootab ees midagi paremat, tee seda, mis on sinu jaoks õige. Vaimne otsing, hästi palju on meil seda vaimsust ka. Noh, maaga on ka vaimsus, eks ole, ja siin need karikate kuninganna ja mis on ka intuitsiooni ja vaimsuse kaart ühesõnaga. Ja tee tõesti seda, mis on sinu jaoks õige. Sa tead seda. Hästi paljud tõesti ka otsivad ennast vaimselt ja selline see vaimsus on, me tahaks tegelikult rõhutada võib-olla nii väga seda vaimsust ja üldse seda nagu sellist, aga noh, ma olen ise seda teed käinud ikka väga-väga kaua ja et hästi paljud inimesed tegelikult leiavad nagu oma vaimsuse ja nagu hästi paljudel vaimsed võimed nagu avanevad. No Rahvaeli 8 on tegelikult nagu natukene ka võib-olla selliste kiusatuste kaart või et ta ei ole nagu võib-olla tunnetas kõige parem, aga ta ei ole ka midagi seepärast, et 8 hakkab alati ju jõudma sinna lõpupoole ja siis ongi nagu niimoodi. Üks hetk ma vaatan siit. Tahtsin teile panna siit sellest, et see on ka nagu tegelikult selline, et ma ütleksin nagu selle kaardi kohta niimoodi, et kõik vana on nagu ära langenud ja uus, et läheb nagu siit trepist üles, eks ole, ja see uus ei ole veel tulnud ja võib-olla seal 2 vahel olek ongi nagu võib-olla kõige keerulisem. Et võib-olla detsembrikuu ka, et kui keegi nagu avastab, et ma olen nagu sellises nagu faasis, kus kõik ei ole veel nagu, et uus ei ole tulnud, aga vaat täpselt see on see, et nagu mitte midagi ei toimu, eks ole, et kõik nagu seisab, aga tegelikult ei seisa nagu mitte midagi niimoodi, et kõik liigub. Ja muuseas jälle teist korda, siin on nii palju dubleeritud kaarte. Tuli täpselt samamoodi karikate äss ja siin on teine karikate äss. No tuleb ikka küll väga suurepärased algused. Positiivne uus emotsionaalne kogemus, rahuldust pakkuvad romantilised suhted, sügav ja püsiv vaimne taipamine. No siin oli ka selle vaimsusega, eks ole. Natukene võib-olla seal 2 vahel natukene hirme on, et midagi ei toimu või kas toimub või kas üldse midagi, see ma jälle läksin siia vastu, ma ei tea, mis ma pean sellega tegema. Ja ikka, see on armastuse äss, need on armastuse ässad ja need on 2 armastuse karikat, eks ole, karikate ässad, mõlemad ja armastuse algused tuleb. Kellegil on ikka väga ilusad algused ja väga ilusad tunded tulevad siin. Nii. Ja võtame nüüd siis veel ühe ja siis hakkame siis nagu ja jälle äss. Täna sul veab uued rahalised, ajalised või toetavad vahendid, töökoha muutus või edutamine. Detsembrikuus võib siis keegi vahetada töökohta. Kinnisvarast rääkisin ennem, ühesõnaga keegi võib saada kindlasti ametikõrgendust
ja üldse sellised rahalised, materiaalsed võimalused, see on müntide pentaklites, mis tegelikult on eeskätt nagu tähendab selliseid rohkem rahalisi nagu selliseid võite, ostke loteriipiletit ja kindlasti ja üldse sellised rahalised muutused. Seepärast, et pentaklid on materiaalsus ja siin on seda ja hästi palju tuleb ka uusi algusi armastuses väga paljudele. Usalda ennast, usalda seda tundmatust ja teadmatust ja ka materiaalsed võimalused, uued töökohad, teed on lahti ja kõik 4 valdkonna, mis on siis mündid, karikad, sauad ja mõõgad ja kõik on avatud. Väga huvitav detsembrikuu tõotab tulla. Ole Lauli, ma tänan, et te vaatasite ja kuulasite ja tegu oli siis ikkagi kollektiivse ladumisega. Soovite eraladumist, siis kirjutage mulle meili peale, mis on siin all ja soovin teile imelisi advendiaegu. Soovin seda rahulikku detsembrit. Ma teen kindlasti veel detsembris ladumisi, päris kindlasti teen. Ja ka lihtsalt, kuna see puudutas siis detsembrit, siis ilusat rahulikku ja vaikset detsembrit ja et teie soovid kõik täituksid. Tšau!